Niimoodi umbes 10 meetri pealt ja värskelt pestuna näeb mu vana veteran päris hea välja, eks. Enamus ajast aga näeb ta välja mul selline. Kaetud sopa, pori, igasugu pritsmete, veejälgede ja kõige muuga. Tänases videos ma õpetan sulle mõned lihtsad nipid, kuidas pesta oma autot täiesti professionaalsel tasemel, kasutamata selleks 50 eurot pesulas ning mis kõige tähtsam, kahjustamata oma auto värvipinda. Enne kui protsessiga pihta hakata, vaataks kiirelt üle, mis vahendeid on tarvis. Esiteks on loomulikult tarvis voolavat vett. Kellel on survepesur, see on suurepärane abimees auto pesemise juures, aga minu arvates mitte kohustuslik. Ta teeb tööd natukene lihtsamaks ja oluliselt kiiremaks, aga ma ei ütleks, et see on must-have asi. Liikudes edasi garaaži autopesu riiuli juurde, siis jah, mul on terve riiuli täis autopesu asju. Kes mind teab ja tunneb kauem, siis ma olen eluaeg olnud suur autohuviline ja mul on ajapikku ikka kogunenud neid asju. Esimese asjana võtame siit välja pesuämbri. Ja pesuämbrit ei lähe tarvis mitte üks, vaid 2. Need ämbrid võiks olla pigem suuremad kui väiksemad. Minu ämbrid peaks olema 16 liitrit. Lisaks soovitan osta ämbrite sisse sellised asjad, mida võiks hästi keeles kutsuda äkki liivasõelaks. Inglise keeles on ta nimi grit guard ja see pannakse niimoodi ämbri põhja. Mina panen nad omal mõlema ämbri põhja. Ja selle eesmärk on siis see, et proovida võimalikult palju seda liiva ja tolmu, mis auto pealt maha pesed, suunata sinna ämbri põhja niimoodi, et ta jääks sinna seisma ja kui sa oma pesukinda või muu pesutarviku kastad vette, siis sa ei tõmba sellega seda liiva tagasi omal sinna pesukinda sisse, mida sa siis uuesti auto peal laiali hõõrud. Ja see on tähtis sellepärast, et nagu te ilmselt olete kõik näinud, päikese käes tekib selline nagu ämbliku võrgulaadne sillerdav muster auto värvi sisse. Ja mis see tegelikult on, siis need on mikrokriimud, mis on põhjustatud suuremas osas just nimelt autot pestes liiva ja väikseid kivikesi mööda värvi laiali hõõrudes, mis töötavad põhimõtteliselt nagu liivapaber. Järgmiseks on teil tarvis autopesu kinnast. Minule meeldib lambavillane kinnas, aga väga okei alternatiiv on kasutada ka mikrofiiberkinnast. Ja miks just mikrofiiber või lambavillane, miks see niisugune karvane peab olema, see põhjus on täpselt sama, nagu ma enne seletasin, et kui sa autopinda pesed, siis eesmärk on mitte hõõruda laiali autopinna peal liiva ja kivikesi. Ja kui võtta niisugune klassikaline nõudepesu švammi moodi sileda pinnaga nuustik, siis see just seda teebki. Sa paned ta sinna liivase pinna peale ja põhimõtteliselt hõõrud sellega edasi tagasi seda liiva mööda värvi. Sellise kinda puhul see liiv vähemalt suuremas osas läheb siia kinda sisse nende karvade vahele ning sa ei ole otseselt selle liivaga surumas vastu seda värvipinda. Ja nüüd oleks põhimõtteliselt aeg hakata siit riiulist võtma omale leotuspesuvahend, väljapesuvahend, autošampoon, kui auto on väga pigine, siis pigivahend, aga neid asju ma täna siit kaasa ei võta, sest mul on siin selline kast, mis saabus mulle Smartpostiga juba 2 nädalat tagasi. Ma ei ole seda veel lahti teinud, aga ma tean, et selle saatsid mulle poisid ettevõttest Flash Detail, kes nägid Instagramis üks päev, kuidas ma oma autot pesin ja pakkusid mulle lahkelt välja, et võta proovi hoopis meie tooteid. Nii et võtame selle kasti siit riiulist kaasa, et siin on päris palju asju sees, mulle tundub. Ja lähme vaatame, mis nad saatsid. Nagu te näete, siis neid asju tuli sealt karbist välja päris palju. Nii palju asju teil kindlasti tarvis tegelikult ei ole, et oma autot igapäevaselt ilusa ja läikivana hoida. Esimene emotsioon igatahes on see, et pakendid on väga ilusad. Kõik on ühesugused mustad pudelid. Väga ilus siuke minimalistlik disain on asjadel. Kohe teeme lahti ja nuusutame ka, sest minu jaoks on autokeemia juures lõhn ääretult tähtis ja ma arvan, et ma ei ole ainus. Alustaks võib-olla sellest, et mis siis ikkagi on vaja endale osta, et oma auto ilusana hoida. Need vahendid võib jämedalt jagada tegelikult 3. Kõigepealt on eelpesuvahendid, seejärel on autošampoon ja lõpuks on viimistlusvahendid. Eelpesuvahend on mõnes mõttes võib-olla tegelikult kõige tähtsam. Siin on seda eelpesuvahendit mul 3 erinevat. Üks on velgede jaoks. Üks on tavaline klassikaline leotusvahend ning 3. on asi, mida ma spetsiaalselt küsisin, foam. Ma kohe näitan ja räägin pikemalt, mis see on ja miks ta mulle meeldib. Ja
eesmärk on neil kõigil tegelikult üks, ehk siis nagu ma ennist näitasin, auto kattub sõidu ajal päris korralikult igasuguse sellise, võiks isegi öelda, kinni kleepunud mustusega, et jah, kogu see teetolm ja vihm moodustavad ju auto kerele sellise ühtlase halli kihi. Ja just siin tulevadki mängu eelpesuvahendid, mille eesmärk on leotada lahti võimalikult palju mustust, niimoodi, et ta tuleks loputades lihtsalt veega maha, ilma et seda peaks pesukindaga hõõruma ja seejuures värvipinda kriimustama. Kui leotuse ja loputamise osa on tehtud, siis seejärel on vaja mingisugust soovitavalt kvaliteetset autošampooni ja autošampooni eesmärk on see, et esiteks on ta siis pH-neutraalne, ehk siis ta ei kahjusta auto pinnal olevat vaha või muud kaitsekihti, kui see peaks seal olema. Ning teine tähtis omadus šampooni juures on see, et ta teeb selle pesuvee hästi libedaks. Ja seda jälle siis ennekõike selle jaoks, et kõik see mustus, mis seal on, hästi kergelt mööda seda autokeret maha libiseks. Viimaks, kui auto on pestud, siis kolmanda sammuna kaitsevaha või keraamiline kaitsekiht, mis on tänapäeval läinud ääretult lihtsaks peale kanda, ma kohe hakkan teile näitama, ning selle eesmärk ei ole mitte autot kaitsta kriimustuste eest, küll aga aitab ta autol püsida puhtana ning järgmine kord on oluliselt lihtsam pesta, sest see kaitsekiht ei lase mustusel kinni kleepuda ning soodustab vee maha jooksmist. Ja kõige viimaks üks korralik kvaliteetne, pehme ja hästi imav mikrofiiberrätik teeb auto kuivatamise väga lihtsaks ning tagab ilusa triibuvaba ja läikeva tulemuse. Aga kõigest sellest nüüd räägime täpsemalt töö käigus, nii et hakkan pihta. Nüüd enne pesemisega alustamist tuleks võimaluse korral auto parkida varju, sest päikse käes kuumaks jäänud plekk kipub enda peale kinni kuivatama väga kiiresti igasugu leotusvahendeid, mis lõpeb sellega, et plekid ei jõua lahti liguneda ning lõpuks on see auto veel mustem, kui ta enne oli. Kuna mul siin väga head varianti ei ole hetkel, siis sellises olukorras ma kasutan just sellist trikki, et ma pesen ühe poole ära ja siis keeran auto ringi ja pesen teise poole ära. Pesu algab leotusest, sest leotus on see, mis tõstab siit värvi pealt lahti kõik selle kinni kleepunud liiva ja tolmu ja pori. Ja leotust kannatakse just nimelt kuiva auto peale, sellepärast, et kui auto enne märjaks teha, siis see vesi juba hakkab seda vahendit lahjendama, aga seda me ei taha. Ja minul on siin täna kasutada kõigepealt velgede leotamiseks väljapesuvahend, mis on tavaliselt agressiivsem kui värvi peale mõeldud vahendid, ennekõike sellepärast, et väljad on kaetud piduri, tolmu ja metalliosakestega. See kantakse peale. Päris ägedat rohelist värvi. Ma ei oodanud seda. Ja nüüd saab selle jätta siia seisma ning senikaua tegeleda ülejäänud auto leotamisega. Ja ülejäänud autokere leotamiseks on mul siin selline klassikaline pre-wash. Seda tuleb kanda samamoodi nagu velgede peale, lihtsalt lahkelt pihustades üle kõik määrdunud paneelid. Kui see pritsipudeliga terve auto katmine tundub teile suht tüütu ja igav töö, nagu ka mulle, siis on olemas selline alternatiiv. Survepesuri otsa käib vahupüss, siia sisse käib leotusvahendi kontsentraat, mis on siis spetsiaalselt mõeldud selle vahupüssiga peale kandmiseks ning siit seest saab lasta otse auto kere peale väga kiiresti ülimalt efektse välimusega vahu, mis töötab täpselt samal põhimõttel ja vahu eelis on veel see, et ta kuivab kere pinna peal veel aeglasemalt kui tavaline leotusvahend, ehk siis tegelikult see vahuga kaetud auto jõuab kauem liguneda selle leotuslahuse sees, enne kui te selle maha loputate. Nii kaua, kui see leotusvahend oma tööd teeb, on hea tulla korra vaatama, kuidas velgedel läheb. Siia velje pinna peale tekivad sellised väikesed nagu lillakad täpid ja need on tegelikult piduri tolmu sees olevad metalliosakesed, mida see väljavahend siit pinna pealt eemaldab. Ta kuidagi reageerib nendega, keemias väga tugev ei ole, ligedased muutuvad lillaks ja tulevad pestes maha. Ja kui väljad on väga mustad, siis tasub kasutada niisugust väljaharja ja käia need kodaravahed ükshaaval üle. Kui vaht või siis tavaline leotusvahend on saanud värvipinnal niisugune circa 10-12 minutit mõjuda, siis on aeg hakata loputama. Loomulikult on seda väga mugav teha survepesuriga, aga väga edukalt toimib ka tavaline aiavooliku pihustusotsiku see surverežiim.
ja mis siin loputamise juures veel jälgida, ma üritan alustada nii, et ma kõige mustemad osad autost loputan kõige enne. Ehk siis kõigepealt rattad, seejärel rattakoopa servad, ukse alumised ääred ja siis liigun mööda keret ülesse kuni katusele välja ja siis tulen katuse pealt veel korra ülevalt alla tagasi niimoodi, et see puhas vesi uhub kõik selle leotuse ja võimalikult palju mustust kere pealt minema. Ja nüüd on aeg võtta oma pesuämbrid, just nimelt mitmuses ämbrid ja ühte ämbrisse läheb meil eelnevalt välja mõõdetud kogus autošampooni koos veega täpselt sellises vahekorras, nagu pudeli peal kirjas on ja teise ämbrisse ma panen lihtsalt hariliku vee. Minu üks paremaid lifehacke auto pesemise juures, eriti selliste külmade kevadilmadega on see, et ma täidan ämbrit sihukese päris mõnusalt sooja veega, sest muidu hakkavad käed päris kiiresti külmetama. Ja rääkides nüüd sellest 2 ämbri meetodist, siis selle eesmärk on puhastada vahepeal seda pesukinnast. Ehk siis järjekord on selline, et kõigepealt läheb pesukinnas seebi vette, hakkame sellega autot pesema. Seejärel, kui mingisugune osa autost on pestud, siis ma panen selle juba mustaks saanud pesukinda puhtasse vette, loputan ta siin võimalikult ära. Kui on väga must, siis saab natuke teise käega kaasa ka aidata ning selle tulemusel juba enamus seda mustust tegelikult jääb siia sellesse veeämbrisse. Minule meeldib pesta autot paneel korraga, tagumine tiib, uks, esimene uks, esitiib, kapott ja nii edasi. Nii on kõige kindlam, et ma ei jätta midagi vahele. Ma olen avastanud, et kui ma üritan kuidagi kiirustades, ma ei tea, minna siit otse üle terve külje, siis pärast loputades ma leian, et mul on kuskilt mingi triip vahele jäänud. Ja nüüd viimase sammuna täpik sii peale paneme siia värvipinna peale veel enne kuivatamist sellise keraamilise vesivaha, mille nimi on Flash Detail Hydrocoat. Varasemalt ma olen kasutanud ühe teise tootja oranžis pudelis olevat toodet. Aga kuidas see töötab, on imelihtne. Märjale pinnale tuleb lasta paar ühtlast pihustust, niimoodi, et see paneel oleks võimalikult ühtlaselt sellega kaetud ning seejärel põhimõtteliselt kohe võtta oma survepesur või veevooliku püstol ja pesta see üleliigne maha. Ning nagu te näete, siis põhimõtteliselt koheselt reageerib see vahend selle värvipinnaga ja see pind muutub hüdrofoobseks ja minu meelest isegi silmaga nähtavalt läikevamaks või võib-olla mis kujutan seda ette. Ja mis pole mitte vähem tähtis on see, et sellel vahendil on väga hea lõhn. Nii et selle vahendi ma kiidan küll 10/10 heaks. Ja nüüd viimase sammuna tuleb see auto siis ka ära kuivatada. Ja kuivatada tuleb teda ennekõike sellepärast, et ta püsib siis kauem puhas. Kui selle märja tilkuva autoga sõitma minna, siis kogu see teetolm, mis siin ikkagi tahes-tahtmata kevadel tiirleb, põhimõtteliselt kleepub magnetina nende veeviiskade külge ja auto on kohe jälle tolmune. Kui ta ka korralikult ära kuivatada, siis hüdrofoobne ja libe kaitsekiht, mis me just peale panime, aitab päris hästi selle tolmuliselt lihtsalt maha libiseda ja auto püsib päriselt kauem puhas. Ja kuivatamise jaoks on mul siin siis selline Flash Detaili poiste kahepoolne kuivatusrätik ja auto kuivatamiseks ei ole ka vaja teha muud, kui see rätik visata üle auto ja lihtsalt vaikselt tõmmata üle värvi maha. Ja korralik kvaliteetne rätik imeb selle vee täiesti ise siia sisse ilma midagi hõõrumata, nühkimata, liigselt vaeva nägemata. Ja üldiselt hea kuivatusrätik töötab vertikaalsete pindade peal, samamoodi nagu kapoti peal. Venitan ta lihtsalt välja, panen siia vastu ja ühe sujuva liigutusega tõmban siuke 80% sellest veest tegelikult kokku. Ja siis mingisugused nurgad, mis siin tahes-tahtmata jäävad, need saab siis lihtsalt ettevaatlikult ära tupsutada. Ja jah, ma vist juba korra ütlesin, võib-olla öelnud ka, aga see rätik tõesti ületab kõik mu ootused. Mu Giant'i rätik oleks ammu läbi märg. Ja ongi kõik. Infot sai omajagu palju siia videosse, aga ma usun, et kõik oli vajalik ja kasulik teadmine nii mõnelegi teist. Mis nüüd neisse Flash Detaili toodetesse puutub, siis ma olen positiivselt meeldivalt üllatunud. Kõige enam tahaks kiita seda kuivatusrätikut. See tõesti selle suure auto kuivatas ära suurepäraselt ja ma kassin auto pärast veel kord märjaks ja kuivatasin veel üle ja tegelikult see võtaks veel vett vastu. Samamoodi see Hydrocoat, väga hea alternatiiv Giant'ile ja šampoon ja ka veljapesuvahend. Ainuke asi, mida võib-olla ei kiidaks, on see foam. See lahtus küllalt kiiresti ära ja minu meelest
see pakendi peal olev segamise vahekord veega võib-olla ei ole päris õige, et äkki oleks pidanud vahendit rohkem panema. Aga et ka kõik teie saaksite järgi proovida ning siin kevadel oma masina puhtaks pesta, siis Flash Detail lubas lahkelt just seda koodi kasutades kõigilt oma toodetelt -10% nende e-poest kuni selle kuu lõpuni. Nii et minge vaadake järgi ja ostke, mis te vaja on. Andke mulle kindlasti kommentaarides teada, kas meeldis, mis ei meeldinud, millest veel videosid näha tahaksite ning kohtume juba järgmine kord. Tšau!